Okei, ma saan aru, et me võime siis alustada. Tere kõigile, ausalt öeldes täitsa närv on sees ja miks ei peaks ka olema, sest ei kujuta ette, kust ma just tulen. Ma tulen koolist, ma tulen inglise keele eksamit tegemast, vastu võtmast, mitte ise tegemast, vaid vastu võtmast 9. klassi õpilastelt. Ja praegu ma tunnen just seda, et okei, nüüd on siin minu eksam. Nii, ja ma tegelikult panen kohe ka slaidid peale ja me teeme väikse sissejuhatuse ära ja siis me räägime natukene pikemalt, kes on Annika ja kes olen mina. Ja kuidas me sellise teemani nagu coaching klassiruumi siis ka jõudsime. Sebimist, nagu ikka alguses, paneme selle siis. Nii, coaching klassiruumi. Ja kui me räägime coaching ust klassiruumi, siis kohe alguses räägime ära ka selle, et küsimusi me ootame pigem lõpus, aga kui on midagi pakilist ja toetavat, siis Daisy annab meile kohe teada. Pange chati ka ja chat salvestatakse, kui midagi jääb jooksvalt vastamata, siis me pärast saadame teile vastused. Ja slaide me otseselt ei jaga, aga kui keegi väga millegi vastu huvi tunneb, siis saatke meile meil. Meil on lõpuslaid ka meiliaadressitega ja üleskutsega küsi ja kirjuta, nii et kutsume sellele ülesse. Ning mis asi see coaching klassiruumi on siis? Me räägime natukene selle lahti, et meie näeme coaching ut koolis 3 tasandil, et meil on juhtkond, õpetajad ja õpilased. Ja seda võib teha, eks ole, personaalsel meetodil, et nii juhtkond saab personaalset coaching ut, õpetajad saavad personaalset coaching ut, õpilased ka, meil on seal koolides erinevad mentorsüsteemid, mis on ka ju väga coaching'u sarnased, kuid samamoodi on olemas coachiv juhtimine, mille kogemuse osaliseks võivad õpetajad saada ja siis coaching klassiruumi, millest me täna räägime, kuidas õpetajad saavad siis coachival moel pakkuda õppimise kogemust õpilastele. Ja loomulikult on meil koolis palju erinevaid muid arengumeetodeid, mida pakutakse ja need kõik ei ole sugugi ka nii kauged coaching ust, aga meie siis täna keskendume eelkõige coachingule ja just sellele, et kuidas siis see sinna klassiruumi jõuab. Ja kui me mõtleme siis selle peale, et kuidas ta klassiruumi jõuab, siis siin on keskseks tegelaseks kindlasti õpetaja. Ja õpetaja selleks, et ta saaks coachingu klassiruumi õpilasteni viia, on hea, kui ta saab personaalse coachingu kogemuse ja kui talle pakkuda ka coachingu tööriistu, kuidas neid coachingu tööriistu praktiliselt rakendada. Selleks on hea viis osaleda coachingu töötubades, õppida neid rakendama ja selleks, et see oleks eriti tõhus, siis on hea, kui õpetaja saab mõlemad kogemused. Et ta saab õppida tundma nii neid coachingu tööriistu, kui saab ka isikliku kogemuse personaalsest coaching ust, kus ta saab nii-öelda usu coaching usse kui meetodisse ja ka toetuse selleks, et kuidas tõepoolest neid praktiliselt coachingu tööriistu klassiruumis kasutada. Sest no mitte midagi ei ole sinna parata, et kui koged ise coachingu mõju, siis usud sellesse ja näed, et kõik on võimalik. Selleks peab sul see kogemus olema. Ja ütleme niimoodi, et me räägime teile siin täna siis 2 teemal. Üks on õpetajate personaalne coaching, mille osas on ekspert Annika, minu vestluspartner ja kaaslane. Ja mingil määral võib siis öelda, et coachingu tööriistade osas, mida saab rakendada klassiruumis,
Ma ei tea, kas ma ekspert olen, aga kindlasti ma olen omandanud juba terve rida kogemusi. Ja miks see niimoodi on, siis me räägimegi, tutvustame järgnevalt ennast põhjalikumalt. Nii et ole hea, Annika, ma annan nüüd sulle sõna ka täna esmakordselt. Palun, tutvusta Tere! ennast. Mina olen Annika ja minu taust on see, et varasemalt ma olen tegutsenud üle 20 aasta alushariduse valdkonnas. Ma olen loonud ja juhtinud ühte lasteaeda ja juhina oli minu kõige olulisemaks teemaks alati meeskonna heaolu ja areng. Ja see viis mind õppima coaching ut ja oma elus ma pean ka hästi oluliseks verstapostiks, just oma professionaalses elus pean oluliseks verstapostiks oma magistriõpinguid, mille raames ma viisin läbi uurimuse, et kuidas coaching toetab õpetajaid ja toona töötasin välja siis ka soovitused koolidele coachingu rakendamiseks. Ja kuna minu uurimustulemused olid paljulubavad, siis Tartu Ülikool kutsus mind ka alustava õpetaja tugiprogrammi, kus ma juba viimased 3 aastat täiesti igapäevaselt toetan nii õpetajaid kui ka tugispetsialiste Eesti erinevatest koolidest ja lasteaedadest. Et ma arvan, et see on selline peamine minu professionaalses elus, aga lisaks sellele me viime siis ka Kadriga läbi töötube koolides selleks, et coaching jõuaks kõikide huvilisteni. Kadri, ma annan sõna sulle. Aitäh! Ja mina, ma oma pikka elulugu siin ümber jutustama ei hakka, et kooli, kus ma võib-olla praegune roll on isegi suurem, õpetaja roll on suurem kui coach'i roll, ma jõudsin tegelikult läbi coaching'u. Ja see ei juhtunud ka sugugi siis, kui me Annikaga pakkusime pro bono coaching ut õpetajatele pandeemia ajal, vaid see juhtus juba varem, et ma olin kooliga seotuks. Ütleme niimoodi, et 10 aastat tagasi sai minust coach ja ühtedeks minu esimesteks coaching'u klientideks olid koolijuhid. Nii et sealt algas minu selline põhjalikum koostöö haridusvaldkonnaga, aga eelnevalt siis olen ma olnud ka pigem finantsvaldkonna organisatsioonides tööl ja nii sellise tippprofessionaalina kui ka meeskondade juhina. Ja nüüd ma olen siis 3. aasta hakkas jooksma õpetajana Randvere koolis, mis on põhikool, annan inglise keelt põhikooli 3. astmele ja annan ka ettevõtlusõpet. Ning seal ma olen siis praktiseerinud, kuidas on coaching'u meetodeid rakendada klassiruumis ja peagi räägin teile siis sellest, jagan oma kogemusi teiega põhjalikumalt. Nii, aga palun, Annika, pall tagasi sulle. Ja, aitäh, Kadri. Ja, aga vaatame siis korraks üle, et kellele võiks haridussüsteemis coaching kasulik olla. Ja ma teen selle ülevaate enda kogemuste põhjal. Nii nagu ma ka juba ütlesin, et ma olen peamiselt töötanud nii kogemustega kui ka alustavate kooli- ja lasteaiaõpetajatega, õppejuhtidega, tugispetsialistidega ja ma olen näinud, et coaching tõesti toetab neid. Ja mul on siis nende aastate jooksul haridusinimestega kohtumisi tublisti üle 400. Ja ma kohtun oma coach'idega lähtuvalt vajadusest, tavaliselt 3–6 korda õppeaasta jooksul. Ja kui me vaatame korraks ka vanuseliselt coach'ide vanust, siis kellega ma töötan, siis see vahemik on 22–66 eluaastat.
Annika, tead, mis mul praegu just meelde tuli või? Et meil ja, jäi poll tegemata, me tahtsime teada saada, kes meil siin need ja, inimesed on ju. Nii et ja, vaatasin siin, et sul on kirjas õpetajad, õppejuhid, koolijuhid ja mõtlesin, et äkki me teeme siiski selle polli ära, on ju. Et aga ma räägin selle slaidi lõpuni ja siis me okei, võiksimegi teha. Teeme okei, nii. teeme nii. Just. Ja, et ma tahtsin siia juurde ka veel seda öelda, et kuna ma kohtun väga palju just alustavate õpetajatega, siis tegelikult tänapäeval alustav õpetaja ei ole üldse mitte ainult noor inimene, sest tegelikult väga palju on ju karjääripöörajaid või siis neid inimesi, kes on vahepeal teinud midagi muud ja on nüüd kooli tagasi jõudnud. Aga igal juhul ma võin öelda, et coaching toetab ja annab uusi märkamisi ja ka mõtteviisi muutust igas vanuses. Aga siis võib-olla tõesti oleks nüüd see hea hetk aru saada, kes on meie kuulajad täna ja minna sinna polli juurde, Kadri. Ja, nii, loodan, et näete, meil on siin mitmed valikud. Saad mitu erinevat rolli valida. Nii, praeguse pildi järgi tundub, et kõige rohkem on meil õpetajaid. Mõni lapsevanem on ka siiski. Nii, ma arvan, et kõigil on olnud võimalus nüüd vastata. No ma ise ei ole vastanud, nii et nii, ja näitame siis tulemusi ka, eks ole. Nii et jah, et kõige rohkem on meil siin õpetajaid, ka muid haridustöötajaid ja siis coach'e, koolijuhte on siin 0. Väga kahju, väga Aga kahju. eks neil ole ka praegu kiired ajad, ega kevad ei ole Absoluutselt. koolis mingisugune lustilöömine, on ju, et Ja, kuulsid eksamid ja asjad ja absoluutselt. nii. Aitäh, aga me teame nüüd, kellega me vestleme. Aitäh teile. Nii et Ja, Kadri, et sa ja, võid nüüd teha väikese slaidivahetuse. ja ma kohe vaatan, kas see mul õnnestub. No ja nii, õnnestub. Ja, et teeme hästi põgusa vaate, mis on siis coaching'u teoreetiline taust, siis erinevate uuringute põhjal, kaasa arvatud minu enda uuring näitas, et coaching toetab inimese psühholoogilisi põhivajadusi ja need on siis seotuse, autonoomia ja kompetentsuse vajadus. Ja kui need vajadused on inimesel rahuldatud, siis ta on palju enam tööle pühendunud, ta tunneb suuremat heaolu ja on loomulikult ka palju motiveeritum. Ehk siis ta tunneb ennast palju paremini oma töökeskkonnas. Aga samamoodi ju põhivajaduste toetamine on teema ka õpilaste puhul klassis. Ja mulle tundub, et parim võimalus teistele midagi õpetada või teistele midagi edasi anda on siis, kui ma olen seda ise kogenud. Et kui õpetaja on kogenud coaching'us täielikku toetust ja usaldust ja kui ta on kogenud seda, et tema mõtted ja tema lahendused on hinnanguvabalt vastu võetud ja kui ta on kogenud, et kuidas on pusida ise oma probleemidele lahenduste leidmisel ja kuidas see kõik mõjutab tema motivatsiooni ja vastutustunnet. Et selline isiklik kogemus on ja siis, ma arvan, kõige parem viis viia seda coaching'u mõtteviisi klassiruumi. Aga Kadri võib teha jälle ühe väikese slaidivahetuse. Aga vaatame korraks lähemalt, et kuidas coaching siis praktikas ikkagi neid põhivajadusi toetab. Et
ma toon need vajadused siin eraldi välja ja ma räägin teile ka mõned lood siia juurde. Üks väga väärtuslik kogemus, mille õpetaja coachingus saab, on usalduslik suhe oma coachiga. Et õpetajad ütlevad mulle, et kui nad coachingusse tulevad, et alguses nad tunnevad ärevust, et nad muretsevad, et kuidas see kõik minema hakkab, mis toimuma hakkab, mida nad rääkima peavad või mida ma ootan neilt. Aga coachingu protsessi jooksul nad tunnevad, nagu nad räägiksid oma hea sõbraga või väga hea tuttavaga. Ja nad ütlevad mulle, et minu selline mõistmine ja empaatia aitab neil sügavamalt ja hirmuta siis uurida oma isiklikke mõtteid, oma tundeid, oma professionaalseid unistusi ja eesmärke. Ja paljud on mulle ka öelnud, et nad ei ole varem üldse selliste teemade peale mõelnud. Ja õpetajad toovad mulle veel välja, et on oluline, et ma olen neutraalne, et ma ei oma kontakti nende kooliga ja seetõttu nad saavadki rääkida nendest teemadest, millest kolleegidega nii avalikult ei saa rääkida. Ja ma loon siis neile sellise maksimaalse turvatsooni, et nad saavad rääkida oma teemadest ja arenguväljakutsetest just täpselt nii, nagu see nende jaoks paistab või kuidas see nende jaoks tundub. Ja alles siis saavadki esile kerkida nende jaoks päris lahendused. Et nüüd me läheksime edasi autonoomia vajaduse juurde. Kadri, sa võid teha slaidivahetuse, aitäh. Siin autonoomial ma räägiksin teile võib-olla sellest, et õpetajad coachingus tihti imestavad selle üle. Nad imestavad, et vau, et mul ongi olemas endal need lahendused. Ja nad imestavad, et nad leiavadki ise küsimuste toel, ehk siis coachi küsimuste toel, need uued vaatenurgad ja ka uued käitumismustrid, millele nad saavad edaspidi toetuda. Ja kuigi me alati coachingu alguses, siis esimesel kohtumisel räägime põhjalikult läbi, et mis on coaching, mida siit oodata, siis vahel nad ikkagi proovivad minu käest küsida nõu ja et kuule, et kas sa saaksid öelda, et kuidas ma sellises olukorras peaksin käituma või mida tegema, siis alati sellises nõu küsimise hetkes ma ütlen, et see, et mida sa selles olukorras tegema peaksid, sõltub sellest ju, kuhu sa jõuda tahad. Ehk siis õpetaja leiab ka coachingus sellise mõtteviisi muutuse, et alustuseks tuleb läbi mõelda, kuhu ma tahan jõuda, mis on see lõpptulemus ja mida ma soovin saavutada ja alles siis on ka lahendused käega katsutavad. Aga ma toon teile siia ühe näite, et kus mul coachingusse tuli üks õpetaja ja ta oli kandnud ühte oma teemat juba väga pikalt endas. Ja see teema oli see, et kuidas öelda oma kolleegile, et sa ei ole rahul tema tööpanuse ja koostööga. Et õpetaja ju ilmselgelt ei soovinud ju suhteid rikkuda ja seetõttu ta kandis endaga pikalt kaasas seda rahulolematust ja samal ajal ta ju tundis ka hirmu selle ees, et ta peab sellest teise õpetajaga rääkima. Aga coachingus me avastasime, et ta tegelikult teadis, missugust olukorda ta ideaalis näha tahtis. Ja tal oli olemas täiesti realistlik visioon sellest uuest olukorrast, kus on siis lastele loodud selline parim arengukeskkond.
Ja õpetaja mõistis coachingus, et seda olukorda parimal moel lahendada on see, et mitte kritiseerida seda teist inimest, vaid hoopiski jagada oma visiooni ja see visioon koos teise õpetajaga siis läbi mõelda ja paika panna tegevused ja jagada ära ka vastutus. Et selline väike vaatenurga muutus, aga see andis õpetajale lahenduse ja mis peamine, et ta sai tagasi enesekindluse ja juurde ka sellist head positiivset energiat. Ja me väga palju coachingus räägime ka väärtustest ja ma aitan õpetajatel teadlikumaks saada isiklikust väärtussüsteemist. Ja see on just selle jaoks oluline, et õpetajad saaksid teha paremini valikuid ja seada isiklikke piire. Ja mul oli coachingus üks õpetaja, kes oli tõeline jah-inimene. Et ta võttis vastu koolis kõik põnevad väljakutsed, sest kõik tundus hästi huvitav ja ta ei tahtnud mitte millestki loobuda. Ja kuigi siis alguses ta oli väga elevil kõikidest nendest pakkumistest ja võimalustest, aga aja jooksul muutus see valikute rohkus tema jaoks kurnavaks ja tal oli juba väga raske otsustada, et millele keskenduda. Aga jällegi, coachingus me avastasime koos, mis on tema tegelikud väärtused ja mida ta tahaks tegelikult kogeda ja kuhu suunas edasi liikuda. Ja kui ta seda mõistis, siis tema jaoks muutus otsuste tegemine palju lihtsamaks. Nii et tulemuseks oli tal rõõmus vabanemine ja nüüd oli tal edaspidi palju lihtsam aru saada, et millele öelda jah ja millest hoopiski loobuda. Kadri, me võiksime teha jälle ühe slaidivahetuse. Ja aitäh. Läheksime edasi kompetentsuse vajaduse juurde. Siis alustavate õpetajate puhul ma näen, et üks hästi oluline ühisosa, mida nad leiavad coachingust ja millega me väga palju tegeleme, on kooskõla saavutamine iseendaga õpetaja rollis. Et kui õpetaja läheb kooli, et kas ta on siis noor inimene või juba elukogenu, aga kui tal puudub koolikogemus, siis on tal väga kerge ennast kaotada. Sest tal ei ole veel endal välja kujunenud selliseid tegutsemis- ja toimetuleku viise klassi ees. Ja selle asemel, et õpetaja mõtestaks, et mis on temast endast tulenevad tugevused, millele oma õpetaja rolli saaks üles ehitada, siis tihtipeale otsitakse eeskujusid. Eeskujud on muidugi ka väga head, sellepärast et ka sealt me saame häid ideid ja mõtteid enda jaoks. Aga vahel see, mida ma näen, et leitakse endale eeskujud, kes tegelikult ei sobitu õpetaja enda väärtustega ja siis õpetaja avastab, et need tööriistad ei tööta tema käes. Ma toon siia ühe näite. Mul oli coachingus üks selline elukogenud meesõpetaja ja ta muretses, et ta peaks olema palju karmim ja kasutama rangemaid meetodeid, täpselt nii, nagu teeb tema pika staažiga kolleeg. Ja see õpetaja tundis, et see kolleeg on talle väga suureks eeskujuks. Aga coachingus me jõudsime siis arusaamiseni, et tema selline loomulik hoolivus ja toetav suhtumine
on tegelikult tema suurimad tugevused ja ta võiks neid maksimaalselt kasutada. Ja kui me siis mõne kuu pärast jälle kokku saime, siis et ta oli võtnud need oma tugevused omaks ja ta ütles, et tema suhted muutusid õpilastega palju sügavamaks ja autentsemaks. Ja tulemuseks oli see, et ta tundis ennast klassi ees palju rahulolevamalt ja loomulikumalt. Ja ma tooksin siinkohal veel ühe näite ühest õpetajast, kes tuli coachingusse teemaga, et kuidas luua paremaid ja selliseid koostöiseid suhteid õpilastega. Ja selleks hetkeks, kui ta coachingusse tuli, oli ta proovinud juba muuta välimust, et ta näeks vanem välja. Ja ta tundis, et tema vanus on takistuseks selleks, et luua põhikooliealiste õpilastega häid suhteid. Ja ta arvas, et tal puudub autoriteet, sest ta on liiga noor ja kogenematu. Aga coachingus ta avastas, et tema noorus on tegelikult suur pluss. Sest ta mõistab noori palju paremini, ta oskab kaasa rääkida noori huvitavatel teemadel ja kui ta hakkas oma isiklikke tugevusi austama ja neile toetama, siis ta muutus palju enesekindlamaks ja ta julges noortega juba rääkida sellistel teemadel, näiteks arvutimängudest, mida ta ka ise mängib, seda teemat ta varem ei puudutanud, aga igal juhul ta julges olla rohkem tema ise ja seega paranesid ka tema suhted õpilastega. Ja ta leidis, et tal ei olegi vaja enam kogenud kolleegidega konkureerida, sest tema enda tugevused on parimad töövahendid klassis. Ja ma räägiks korraks ka veel isiklike piiride seadmisest. Mulle tundub, et õpetajad, üldsegi õpetajaks hakkavad inimesed, kes on hästi empaatilised. Nad tahavad muuta maailma ja neil on missioon ja ma näen, et nad võtavad ka väga suurt vastutust õpilaste õppimistulemuste eest. Aga juba see annab õpetajale kergendust, et kui ta määratleb enda jaoks, et mis on tema reaalne võimalus tegelikult seda olukorda mõjutada ja mida ta parimal juhul selleks teha saab. Ja samal ajal siis ka teadvustada, et mis on siis õpilase ja lapsevanema osa selles tervikus, et mis on see nende vastutus. Ehk siis, kui õpetaja saab teadlikumaks oma isikliku mõju territooriumist, siis enamasti tekib juba selline rahunemine ja heaolu tunne, sest ta ei kanna enam oma seljakotis kaasas kõiki neid teemasid, mille eest ta ei saa vastutada. Ja Kadri, slaidi vahetus, palun. Ja, aga coaching hariduses on siis nagu rätsepa ülikond. Ehk siis õpetajad tulevad coachingusse üsna sarnaste teemadega, sest need teemad tulenevad ju koolisüsteemist ja see on üsna loomulik, et õpetajatel on sarnased probleemid. Aga see, mida ma näen, et nende probleemide tegelikult põhjused õpetaja enda jaoks ja ka lahendused võivad olla täiesti erinevad ja need sõltuvad õpetaja isiklikust taustsüsteemist. Ja sellepärast siis coachingus me loomegi sellist rätsepa ülikonda, mis istub just sellele õpetajale kõige mugavamalt, nii et ta saab oma
uues rollikostüümis tunda ennast hästi, et see puudutab just alustavaid õpetajaid. Aga loomulikult ma olen näinud ka kogemustega õpetajaid, kes samamoodi oma rollikostüümi saavad coachingus endale palju mugavamaks muuta. Aga jah, et kui me räägime siis õpetajate puudusest, et pooled õpetajad ju lahkuvad koolist 5. tööaastaks, siis üks võimalus on tõesti pakkuda õpetajale personaalset tuge, mis siis vastab maksimaalselt õpetaja individuaalsetele vajadustele. Ja paljud õpetajad on mulle öeldud, et tänu coachingule nad jätkavad koolis, sest nad tunnevad ennast palju enesekindlamalt. Aga nüüd ma annan sõna Kadrile ja Kadri räägib sellest, et kui õpetajal on olemas juba coachingu kogemus ja coachingu tööriistad, et siis mida kõike on võimalik klassiruumis luua ja mis kasu õpilased sellest saavad. No nii, aitäh, jaa. Et mina olen siis see õpetaja, kes saabus kooli just coachingu pagasiga. Ja kindlasti saan öelda, et see on olnud minu üks tugevusi koolis. Ning loomulikult, kui ma sattun klassiruumi, siis mul oli kohe mõte, et kuidas kõik need coachingu tööriistad võiksid seal ja põhimõtted rakenduda. Ja siis meil oli tegelikult ka selline moment, kus me Annikaga istusime koos ja mõtlesime, kuidas me tõlgiksime coach'ide tuumkompetentsid, mis on siis ICF-i loodud hariduse keelde. Ja me tõlkisime need hariduse keelde ja siis me tegime, lõpuks on sellest nüüd välja kujunenud ka üks skeem, kus loomulikult keskmeks on õppimine. Ja see koosneb nagu kahest osast. Üks on nagu protsess, et mis on need erinevad tegevused selle õppimise ümber. Ja paljusid neid tegevusi teavad kõik õpetajad. Aga seal ümber on need põhimõtted, mis annavad nendele tegevustele ja sammudele ehk teise tonaalsuse. Nii. Iga õppimise protsess algab hea suhte loomisest ja ka coachingus on see oluline. Kokkulepete sõlmimine klassiruumis, ma näen, et seda tehakse väga palju ja ka coachingus on see väga oluline. Eesmärgi õppimise mõtestamine, tänapäeval ei saa enam ühestki tunnist ilma selleta kuidagi hakkama. Õpikogemuse loomine, see, kuidas seda keegi teeb, see on iga õpetaja enda otsustada ja siis, mis muidugi on coachingule hästi omane, on refleksioon protsessile ja sisule, mitte ainult sisule, vaid ka protsessile. Nii et kindlasti üks selline coaching klassiruumis põhimõte on refleksioon, et kuidas, mis see õppeprotsess on olnud, mis see õpitu on olnud. Ning samuti siis tagasiside ja edasiside. Ja coach'id kindlasti siin on kõik ära tundnud, kõik vastavad ka tuumkompetentsid, mis meil on 4 osas, aga midagi on siit puudu. Ja puudu on siit kindlasti kõik need põhimõtted, mida siis peaks ka rakendama ja me oleme mõned põhimõtted tõlkinud sellisesse keelde, et nad oleks võib-olla natukene rohkem värskemad ja paneksid meid mõtlema. Sest mõned põhimõtted võib-olla tunduvad juba tänasel päeval väga triviaalsed, et kui me räägime, eks ole, coachingus, mis on nagu A ja O coachingus, võrdse partnerluse põhimõte, siis meie mõtlesime, et äkki toome siia pilti mitteteadmise tsooni väärtustamine, mis natukene annab särtsu sellele asjale. Ning siis loomulikult on siin ka üks põhimõte, mis võib-olla tundub, et see on rohkem protsessi osa, aga seda tuleb lihtsalt kasutada igas protsessi osas, on kuulamine. Samamoodi on tegelikult ka, eks ole, autonoomia toetamine ja kasvu toetamine. Ja enne, kui me mõnda nendest põhimõtetest ja protsessi osadest vaatleme natukene eraldi ja kuidas, mis tööriistu ma olen seal rakendanud, siis
lammutame asja veel natukene täpsemalt lahti ja vaatame sissepoole. Mul on siin toodud ka coachingu definitsioon, ma ei hakka seda üle rääkima, aga minu jaoks on siin oluline see valem. See valem on mind alati köitnud ja potentsiaal miinus takistus võrdub sooritus. Et kui me tavapäraselt, seda on ka keeruline öelda, sellises coachingus keskendume nende takistuste vähendamisele, et see sooritus oleks võimalikult potentsiaali lähedane, siis koolis olen ma tänasel päeval näinud seda, kuivõrd on vaja tegeleda selle potentsiaaliga ja uskuda õpilaste potentsiaali. Nii et ma ütleks, et klassiruumis on see potentsiaali uskumine ja sellega tegelemine sageli olulisem kui nende takistuste vähendamisega tegelemine. Ja õpilased ootavad väga palju ikkagi ka seda, et õpetaja just usuks nende potentsiaali. Nii, ja kuidas see siis selline coachiv suhtlemine õpilasega võiks toimuda? Et ma toon siin lihtsalt ühe sellise näite ja teeme selle tõesti sellisteks pisiosakesteks lahti. Et meil on siin õpetaja Mart ja õpilane Liisi. Tegelikult võib õpetaja Mardi asemel olla ka lapsevanem ja tegelikult õpilase Liisi asemel võib olla ka teine õpetaja. Et tegelikult kõik see on lihtsalt see küsimus, et kuidas me ülesande püstitame, aga meil on praegu õpetaja ja õpilane Liisi. Ja ütleme siis niimoodi, et õpilane Liisi pöördub mingi teemaga õpetaja poole ja kes on juhtimisteooriatega hästi tuttavad, siis nad teavad väga hästi, et see ahvipärdik on üks probleem, keda püütakse siis oma õla pealt ära sokutada ja eks õpilane Liisi ju sellepärast õpetaja Mart poole pöördubki. Ja õpetaja Mart kindlasti alustab küsimustega, tunneb huvi ja uudishimu õpilase probleemi vastu ja ka ilma, kuigi coachingus on see peamine, see uudishimu ja huvi, siis üldiselt ma olen näinud, et õpetajad on huvitatud õpilastest. Aga siis millegipärast järgmisel hetkel, kui õpilane on juba üht-teist ära rääkinud, pupsab välja meil taskust või ma ei tea, kuidas kellelgi kuskilt nõuandmise koletis. Ja see on kohe seal alati olemas. Mingi ime läbi meil kohe tekivad need mõtted, oi, ma tean seda probleemi, see probleem on mulle tuttav, teised on rääkinud, minu enda kogemused on seda öelnud ja sa tahad kohe seda anda. Ja see on see koht, kus tuleb ennast tagasi hoida. Tuleb see nõuandmise koletis oma taskusse suruda ja mõelda selle peale tegelikult, nii, ma pean oma siin natukene ekraanil tegema korrektiive, et õpilasel on ju need vastused olemas, see on tema probleem. Õpilane oskab ka mõelda lahenduste peale, tal on terve rida ideid, valikuid, ta oskab kindlasti erinevaid valikuid välja mõelda ja tal on isegi refleksioonioskus. Ning kui te mõtlete selle peale, et uurida vastuseid ja lahendusi, ideid, valikuid õpilase käest, siis on see küsimus, et kui õpilane kõik need välja pakub, et kellele siis see vastutus läheb? Kes võtab vastutuse? Sest nii kui probleemile pakub lahenduse õpetaja, siis olete kindlasti kohanud seda, et ei töötanud. Sest õpilane lihtsalt ei võta vastutust. Kui ta mõtleb ise oma lahenduste peale, siis ta võtab suurema motivatsiooniga ka selle vastutuse. Nii et siin teine märksõna on motivatsioon. Ka motivatsioon liigub siis tegutsemise osas õpilase poolele. Ning see on absoluutselt eesmärgile, tulemusele suunatud protsess. Nii et ütleme, et detailides on sellise coachiva vestluse sisu teie ette laotatud ja mis on siin veel üks oluline reegel, millest ma alati ise juhindun ja mis on ka coachingus oluline, et õpetaja sellises vestluses räägib
20% ajast, eks ole, ka coaching us on see oluline ja õpilane 80%. Ja mis mina olen siit õppinud, on see, et tunnis ka mina ei pea rääkima. Kui ma räägin liiga kaua, siis mul tuleb meelde, et kas see 20% on juba täis. Äkki on nüüd aeg anda sõna üle õpilastele. Ja teine asi, mis seda vestlust iseloomustab, need küsimused ja uudishimu, see ongi tegelikult ka coaching'u ime, teadlikkust tekitavad või teadlikkust loovad küsimused. Ja sealt tekib ka vastutus. Nii et lähme siit edasi ja tuleme tagasi kõigepealt selle coaching klassiruumis põhimõtete juurde. Seesama skeem ja ma võtan siit vaatluse alla 3 siis põhimõtet või kompetentsi. Mitteteadmise tsooni väärtustamine, eesmärgi õppimise mõtestamine ja refleksioon protsessile ja sisule. Ja kõigepealt siis see mitteteadmise tsooni väärtustamine. Teate, see on üks selline põhimõte, mis ma käin sellega, see käib minuga kogu aeg kaasas ja ma ütleme, et kui ma esimesel päeval kooli läksin, siis oli see minu jaoks A ja O, et tõepoolest mina ei tea paljusid asju. Ma ei tea, kuidas see kool toimib, mis on reeglid ja ma palusin palju terve rühma õpilasi endale selles osas appi. Ma määrasin nad kõik, õigemini, ma ei määranud, vaid kutsusin nad enda mentoriteks. Ja see töötas super hästi. Ja tänasel päeval, kui ma mõnikord mõtlen, et kas ma ikka seda põhimõtet rakendan, ma tuletan endale meelde neid esimesi momente koolis ja püüan sinna tagasi minna, sest see oli see, mis tegelikult mind viis võrdväärse partnerluse juurde õpilastega ja see kontakt, mis sellel hetkel sai loodud, see on ka minu jaoks midagi erilist, et meie kontakt tekkis selline tugev, ma ütleksin niimoodi, selline usalduslik ja hea. Ja kui me mõtleme ka selle peale, et mis õppeainet ma tänasel päeval annan, üks on neist inglise keel, siis teate mida? Ma võin teile julgelt öelda, julgen tunnistada. Osad õpilased, võib-olla kõik, räägivad ju mingeid asju minust hoopis paremini. Nad teavad terminoloogiat paremini. Me räägime lihtsalt erinevaid keeli ja see on see koht, kus me ei saa nagu loota sellele või mõelda sedasi, et õpetaja on targem. Ma kuulen küll mõnikord klassiruumis ka seda, et õpetaja peaks kõike teadma. Aga tegelikult see ju niimoodi ei ole. Ja võrdväärne partnerlus algab just sellest, kui me väärtustame seda, et igalühel on sellesse partnerlusse pakkuda oma teadmisi. Ja siin on siis need tegevused, mis aitavad ka seda väärtustada nii siis koos õppeprotsessi koosloome on üks ka nendest, et me loome koos ja usume sellesse, et see, mis õpilased klassiruumi toovad, on unikaalne, ainulaadne ja neid asju ei tea me isegi. Siis teine asi, mida ma näen, et klassiruumis on hästi oluline, on eesmärgi mõtestamine. Tänasel päeval on nii, et neid mikse ei jõua ära kuulata ja et iga tegevuse kohta, mida sa alustad, iga õpiülesande kohta küsitakse, et miks me seda teeme. Miks me peame midagi lugema, miks me peame mingisuguseid dialooge tegema. Kõige kohta tuleb 100 miksi. Ning mina, kui ma klassiruumi astusin, siis tahtsin, ja inglise keele õpik pakub muidugi ka palju võimalusi selleks, et seal on ka need küsimused, et miks sa inglise keelt õpid või mida iganes, aga alustasin selliste küsimustega, et jagasin õpilastele kätte anonüümsed küsimustikud
ja soovisin teada, et miks nende jaoks on ikkagi inglise keele õppimine oluline. Ja siin on veel mitmed teised küsimused, et soovisin ka teada seda, et millistes olukordades nad kõige paremini õpivad ja mis on nende jaoks, kus nad tunnevad uhkust õpitule. Ja oluline on see, et tuntakse uhkust ikkagi pingutuse üle, et on saavutatud läbi pingutuse hea tulemus. Ja võib-olla huvitav on see, et inglise keel, mida peetakse üheks lihtsamaks õppeaineks, seal on seda pingutust pakkuda päris hea väljakutse ka õpetajale. Ja kui selline küsimustik on näiteks selline aasta alguse küsimustik, siis edaspidi on mul ka teisi küsimustikke, mida ma siis kasutan. Aga siit edasi ma olen rakendanud ka ühte teist sellist tööriista, coaching olulist tööriista, mida kõik coach'id kindlasti tunnevad, on ratas. Ja mina olen kasutanud siis seda keele osaoskuste enesehindamiseks, et kui õpilane tihtipeale arvabki, et oih, inglise keeles pole enam midagi õppida, siis juhul, kui sa pakud neile välja sellise ratta, et nad teeksid enesehindamist, mis nad arvavad, kuidas neil erinevate osaoskustega on läinud, siis nad siiski leiavad, et ja, midagi on siiski õppida, et kõik need osaoskused, kui need ka lahti seletada, et mis need osaoskused tähendavad, selgub, et kas on siis kirjutamine keeruline, on kuulamine keeruline või kellelgi on hoopis, mis mul on ka siia rattale pandud, hoopis meeskonnatöö keeruline. Nii et nad saavad hinnata ja mõelda, kuidas nad seda siis paremini edaspidi teha saavad. Ja seda me võtame õppeaasta jooksul välja ikkagi kuskil 3–4 korda peale selliseid olulisi kontrolltöid või projektitöid, et nad saavad seda ise hinnata, sest tegelikult ega hinded on ju tihtipeale kokkuvõtvad, ei ütle täpselt seda, mis siis need osaoskused on. Ning see rattatööriist on võimalik kasutada näiteks ka klassijuhatajatel. Et siin on siis välja toodud, et üks ratas on tähtsuse ratas, näiteks õppeainete tähtsuse ratas ja teine on keerukuse ratas. Et kuidas õpilane siis arvab, millised õppeained on talle nagu tähtsamad ja kuidas on siis keerukusega lood. Ja siin saab terve rida küsimusi siis edasi arendada, et mida siis näiteks arenguvestlustel õpilastega arutada, et kuidas siis mõnest tähtsast, kuid keerulisest õppeainest, kuidas seal paremini hakkama saada, milliseid tulemusi saavutada. Ning et siin on ka siis need skaalad, mis on kindlasti väga hea tööriist üleüldse õpilastel enese hindamiseks ka, et mis nad ühest teisest skaalast arvavad ja kui veel küsida juurde selline oluline küsimus, et mis sa peaksid on ju tegema, et näiteks tulemust 1 palli võrra suurendada, siis see annab kindlasti palju head mõtteainet. Siis kolmas põhimõte ja osa sellest coaching klassiruumis põhimõtetest on refleksioon protsessile ja sisule. Ja siin on siis need teadlikkust loovad küsimused. Üks näide oli siis juba see, mida ma õppeaasta alguses või õpilastega esmakohtumisel uurisin, kuid siis erinevate projektide puhul olen ka palunud neid vastata küsimustele selle üle, et kuidas nad sellesse projekti suhtusid, mis seal juhtus. Sest mis on minu meelest nagu huvitav, on see, et kui sa mingeid selliseid projekte ette võtad, siis sa tihtipeale ei saa aru, et kuidas nüüd sellega läks, et need, kes on ekspressiivsed õpilased, need näitavad üht-teist välja, aga need, kes on võib-olla väga palju seal õppinud ja aga hoiavad oma arvamust tagasi,
siis juhul, kui esitada küsimusi, siis tekib selline üldisem arusaam, kuidas selle projektiga on läinud, mis on õpilased õppinud, kuidas on nii sisu kui protsessi osas õppinud. Ja siin saavad ka, olen pannud skaalasse, et mis on see panus olnud ja see panuse puhul on nagu huvitav olnud, et siis nad on leidnud, panustasin 3, oleks võinud rohkem, oleks saanud parema hinde. Et see paneb neid rohkem mõtlema sellele, kuidas paremaid tulemusi saavutada. Ja siin on lihtsalt siis veel mõned näidis küsimused ning ja järgneval slaidil on mul veel ka mõned küsimused, mida ma olen kasutanud ja mis on siis andnud ka õppeaasta keskel just mõnes keerulises olukorras, kui meil on käitumisega näiteks olnud tunnis probleeme, vastuseid sellele, et kuidas me võiksime paremini edaspidi koos töötada ja mina olen tavaliselt kasutanud anonüümseid küsimustikke ja on olnud olukordi, kus mõnede küsimustike puhul olen ma need lisanud kontrolltööde juurde ja andnud selle eest ka eraldi motivatsioonipunkte, sest siis ma saan põhjalikud ja sisukad vastused, mitte lihtsalt, et ma ei tea või selliseid üldsõnalisi vastuseid. Nii et ja kui selliseid erinevaid põhimõtteid, mis meil siis coaching ust tulevad, klassiruumis kasutada, siis võib klassiruumis juhtuda järgmisi asju. See loob avatuma ja võrdsema suhte õpetaja ja õpilase vahel. Õpilane tajub õppimist tähenduslikuna lähtuvalt oma huvidest, loob suuremat õpimotivatsiooni, vastutus õppimise eest liigub rohkem õpetajalt õpilasele, arendab probleemi lahendamise oskust ja soodustab sügavat õppimist ja omandamist. Ja lisaks ma sooviksin siia veel seda öelda, et selleks ei pea olema koolis eraldi süsteemi ja kokkuleppeid, üldiseid kokkuleppeid, et me rakendame coachingu põhimõtteid klassiruumis. Seda saab teha iga õpetaja eraldiseisvalt, kuigi ma ütlen, et kui koolis on vastav kultuur, siis seda on kindlasti teha lihtsam ja lõbusam ja süsteemsem lähenemine kindlasti toetab neid tulemuste saavutamist paremini saama. Ja enne kui me veel lõpetame selle veebiseminari, siis muidugi juhtus eelmisel kevadel ka midagi huvitavat klassiruumis. Nimelt me lõime Annikaga koos coachingu lauamäng Unistuste käivitaja, mis tugineb ka täpselt coachingu Grow mudelile ja mida saab klassiruumis väga edukalt kasutada, et tekitada siis suuremat õpimotivatsiooni ja vastutust. Nii et seda mängu saab ka siis kasutada nii klassijuhatajad, saab kasutada ettevõtlusõpetuses, karjääriõpetuses ja mina olen kasutanud ka suhtlemisoskuste arendamiseks keeleõppes, sest suhtlemisoskuste arendamine on järjest kriitilisem oskus, mida noored vajavad. Ning nagu ma ütlesin, põhineb see siis Grow mudelil, nii et liigutakse teema väljalt tulemuste väljale, uuritakse, mis on siis oluline, mis on siis olukord täna, millised on erinevad võimalused, milliseid samme tuleb astuda ja lisaks oleme siia siis pannud ka sellise tähistamise sektori, et ja seda, lisaks sellele, et seda saab klassiruumis kasutada, siis muidugi saavad seda kasutada ka täiskasvanud ja õpetajad ja ka muidugi kodus lastevanematel on väga tore seda mängu mängida oma lastega, et mõista nende, mitte ainult, et lapsed mõistaksid, et vanemad mõistaksid laste vajadusi ja eesmärke, vaid ka vastupidi.
ning ja selle mängu eesmärk on just nimelt, nagu mainitud, vastutus oma õpiedu eest, arendamine, autonoomia toetamine lahenduste leidmisel ja suhtlemisoskuste arendamine. Nii et mulle tundub, et oleme jõudnud siia päris webinari lõppu. Nii et ole hea, jaga meiega chatis, mis on need 3 mõtet, mida sa endaga kaasa võtad, ja samuti oleme avatud teie küsimustele. Nii et ootame chati paari mõtet ja lisaks ma panen ka siis sel ajal, kui siin chati mõtteid jagate, ka meie kontaktandmed siia kirja. Ja kui kellelgi on küsimusi, mis tekivad, siis kindlasti palun kirjutage ja küsige meilt, lubame vastata kõigile personaalselt. Nii et aitäh teile! Nii, ootame hetke veel, kas tuleb chati küsimusi. Mina panen siia chati ka väikese tagasiside küsimustiku. Tulevad siia tänusõnad. Aga ma loodan, et siis kirjutatakse otse Kadrile ja Annikale. Ja tänusõnu järjest tuleb. Ja head rakendamist, et ma usun, et sind päris palju uusi mõtteid kindlasti sai. Ja suured tänud, Kadri ja Annika, ja me kohtume juba järgmistel coachingu nädala sündmustel. Aitäh kõigile ja sulle ka, Daisy. Aitäh! Aitäh kõigile, head õhtut! Head õhtut!